Nonii, kas nüüd olen laivis lõpuks või? Isse... No, nüüd kadus vahepeal ära jälle. Okei. Kus ma kommentaare näen? Ma loodan, et ma siin näen kommentaare. Kuna ma unustasin oma telefoni Scotti autosse, me käisime eile ühel sünnipäevapeol, oli mu sõbranna sünnipäev ja siis ma aitasin tal, olin tal nii-öelda baaridaam. Nagu võtsin oma mahlad ka sinna kaasa, aga aitasin olla siis baaridaam. Üle pika aja valasin alkoholi inimestele. Et oli täitsa huvitav, aga unustasin oma telefoni autosse, nii et teen läbi arvuti ja siin on tükk aega siin jama, ma olin juba valmis enne aega, aga siis nagu Facebook ei lasnud mul alustada ja siis ma lõpuks sain aru, mida ta tahtis. Ta tahtis, et ma paneksin sinna descriptionis selle ka midagi kirja. Nii et okei, nüüd oleme kohal. Loodetavasti on mind kuulda näha ja kirjutage mulle mingeid kommentaare ka. Mul on siin oma kommiraamat kaasas, ma võtan kohe esimese kommi meile kõigile siit kõigepealt. Et ma tahan näha, kas ma üldse näen kommentaare. Nii, üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist. Vot nii, üks olulisemaid loovuse aspekte on mitte karta läbi kukkumist. Vaata, ma saan seda natuke. Natuke on parem. Kuidagi nagu valgus. Valgus ei ole väga hea. Vaata, ma ei taha jälle seda posti. Okei, nii. Ma olen nii. Ei, oota. Ma pean siia poole liikuma. Ei saa väga palju liikuda. Okei, nii. Ja nagu näete, siis ma kannan täna 3. silma peal apatiit on see kivi. Ja ma otsisin isegi eestikeelse selgituse selle kohta. Et vaimsus, isiklik arend, unistused, manifesteerimine. Et kui ma seda nagu, mul siin sõbranna teeb turu peal neid. No mis et sõbranna, aga jah, natukene ikkagi sõbranna ka. Ja siis ma küsisin, et ütlesin, et ma tõenäoliselt kannan seda enamus aega oma videotes ja et ma teen nagu meditatsioone ja selliseid vaimseid teemasid räägin ja siis ta soovitas seda kivi. Ja siin ongi see, et nagu ma leidsin selle kristallihaldjate lehelt selle kohta. Et apatiit stimuleerib intellektuaalsust, sõltumatust ja aitab jõuda eesmärkideni. Vähendab apaatiat ja negatiivsust, peetakse humaansuse toetajaks, kuna abistan nende asjade manifesteerimusel. Siin ta räägib nagu mina apatiitina, mis on nii sinu kui kogu inimkonna hüvanguks. Ja siin on pikemalt siis pärast ka, et see on päris huvitav lugemine siin. Nii, vaatame, on mul kommentaare? Ei ole. Kas on keegi kommenteerinud ja ma ei näe lihtsalt või comment mode vaikimisi. Jah, peaks olema vaikimisi. Nii. Aga jah, kirjutage mulle, öelge mulle tere, küsige oma number. Või ma ei ole laivis või? Olen ju. Olen ikka laivis, küsisin oma selles grupis. Ma siin juba pikalt mulisen. Ehk on, jah. Tundub, et on. Okei, 3 viewers. Nüüd näen siit. Ja ma ei ole ju harjunud arvutiga. Näe, Kristel ütleb tere. Tubli, aitäh sulle. Et ja ma ei ole ju harjunud arvutiga tegema, siis ma pean siin ei oska nendel asjadel silma peal hoida, mis mul siin silma peal vaja on hoida. Nii, küsi oma number siit kommiraamatust, et jah, täna ma siis jagan, ma kirjutasin meie energiatega joonduse gruppi, Messengeri gruppi ka, Edward Manning, Katja mulle siis tema saatis midagi muud, mida ma lahti ei saanud. Tšau Sirje, tšau Riina, näe, esimene number tuli ka ära, küsige kõik oma numbrid. Ja siis, kui ma hakkasin seda tehnikat ise tegema, siis ma
avastasin, kui lihtne ja kui hästi see töötab. Nii et siis ma mõtlesin, ma täna jagan seda ja siis ma tean, et meil on see emotsionaalne äratuskõne tegelikult pooleli, aga ma ei tea, ma tegelikult, ma täna hommikul tegin ise ühe teistsuguse protsessi läbi, ma tegin, seda männingut ma tegelikult tegin juba eelmine nädal või isegi 2 nädalat tagasi. Aga täna hommikul ma tegin ma nagu sain nagu aktiveerimise lahti ja siis, oli mul üks teine sõbranna siin, kes siis teeb neid aktiveeringuid selle sama valguskeelega ja see oli nii huvitav, nagu see oli Zoomi kõne, kus siis tema tegi meile meditatsiooni kõigepealt ja siis pärast ta lasi nagu teistel kes olid seal grupis juba, kes olid ka rääkisid valguskeelt, nendel teha oma nagu aktiveerimisi ja see oli nii äge, nagu kui lõpuks see viimane lõpetas, siis ma nagu tundsin, kuidas info tuli minuni, mul nagu vau. Nii, ja näen nüüd numbreid, väga hea. Nii, hakkame siis pihta kõigepealt. Riina küsib number 12, alustame number 12-ga. Et siis ma tundsin, et täna teeme siis hoopis seda ja siis võib-olla järgmine nädal siis lõpetame selle emotsionaalse äratuskõnega. Seda ongi vaja seedida ka. Äratuskõnes see on siuke raske teema. Ta on suur teema, ta ei pruugi olla raske. Tingimata, on ta nüüd mul siin? Tundub, et ei ole keskel. No kas nüüd on keskel? Ta peaks olema täpselt 3. silma peal. Et see äratuskõne, see on raske, sest me kõik oleme ju kinni nendes vanades mustrites, meil on vaja sellest välja tulla, et seedime natuke aega ja siis vaatame, siis järgmine nädal võib-olla jätkame selle teemaga. Nii, number 12. Pole mõtet ennast tagasi hoida, me oleme siin maailmas, et avarduda. Nii, number 6. Aitäh kõigile, te tulite, mul on nii hea meel. Number 6, kas sa kuulad oma sisemist last? Eile ma võtsin oma kommiraamatu sinna ka kaasa, lõpus küsisin paarit inimeselt ka. Kas sa kuulad oma sisemist last? Väga huvitav, väga oluline küsimus. Kõik mõtleme selle peale, kas me kuuleme oma sisemist last ja millal me ei kuula teda ja miks me ei kuula teda. Nii, number 8. Oscar Wilde, ole sina ise, kõik teised on juba võetud. Kõik on võetud. Ja Anne ka number 26 küsib Anne ja meile kõigile, eks ole, ei ole ainult sellel inimesel, kes küsib, kõik saavad osa. See on elada intuitiivselt, tähendab elada 4-dimensiooniliselt. Mulle nii väga meeldib elada intuitiivselt. Aga samas ma olen kontrollifriik ka, nii et mul on see kogu aeg tasakaalustub. Nii, kommentaarid vist ise värskenevad, mulle tundub, et nüüd rohkem vist ei tundu olevat kommentaare praegast. Nii, me võime võib-olla pihta ka hakata siis, et ja ma rääkisin alguses natuke sellest ka, et ma ostsin selle oma sõbrannalt ja see on apatiit, mis siis peaks olema vaimsuse ja see peaks ka nagu pehmendama siukest nagu et kui on nagu konfliktid või mingisugune nagu raske olemine, siis ta nagu peaks tegema kergemaks ja paremaks olemise. Nii, ma joon oma kohvi, aga mul on oma vesi ka kõrval. Täna joon teist tassi kohvi jälle, ma siin vahepeal olen täiesti ilusti hakkama saanud ainult 1 tassi kohviga hommikul. No täna ma see, mul on vaja 1 veel. Aga vesi on parem. You deserve the best life has to offer. Nagu tundub, et ma pean sinnapoole minema, aga tegelikult on peegelpildis. Niimoodi, hakkame siis pihta. Et ega ma siin pikalt ei räägigi, ma kohe hakkan selle tehnikaga pihta. Ehk siis tema soovitab siis nagu keskenduda oma 3. tšakrale, kõhupiirkonnas naba all, on ju. Ja siis kõigepealt on niimoodi, et ma ütlen ühe lause ja siis sina kuulad kogu oma olemusega seda lauset, kuulad, kui tõsi see sinu jaoks on. Ja pane see nagu kui ta on täiesti tõsi, kui sa nagu täiesti kõik osad sinus põhimõtteliselt siis usuvad seda. Mina selgitan seda natuke teistmoodi kui tema, mina ütlen, kõik osad peaksid olema joonduses sellega. Kui sa tunned, et kõik osad on sellega joonduses, siis see on number 10. Kui sa tunned, et mitte miski sinus ei ole joonduses sellega, siis see on number 1. Nii et skaalal 1-10, kui ma loen selle lause ette, siis sina mõtle,
kus kohas sa oled nagu sina, kogu sinu olemus, millise numbri sa valid. Ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, millest mu hing soovib osa saada. Nüüd tunne, millised osad sinus ei ole joonduses, kui suur osa sinus ei ole sellega joonduses nii-öelda, ja siis pane ennast sellele skaalale 1-10, et kus sa oled, kas sa tunned, sa oled number 3, oled sa number 5, 7, oled sa 8, 9. Ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, millest mu hing soovib osa saada. Mina vaatasin tema videot, kus tal oli see, et ma olen väärt suuri rahaimesid. Aga ma mõtlesin, ma panen siukse nagu rohkem suurema teema siia, sest meil on erinevad asjad, mida me soovime oma elus kogeda, eks ole. Ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, millest mu hing soovib osa saada. Tunneta, kus sa oled siin, nagu kõik osad sinus, kus sa nagu kokkuvõttes oled sellel skaalal. Nii, kus on see number olemas. Siis võid selle üles kirjutada või sa võid seda lihtsalt mäletada ka praegu. Nii, ja nüüd, mis me teeme? Meil on 2 kätt, me paneme 1 käe südamele ja 1 käe sellele samale solarplexusele oma naba ümber, naba alla, või kõhu peale põhimõtteliselt. Ja tunne seda, tunne me hoiame iseennast, hoiame kõiki osasid endast, pane silmad kinni. Hingame. Ja nüüd vaata, mis üles tuleb, kõik mingisugused, mis iganes siis tuleb. Ja nüüd hakkame nende osade poole endas pöördume, kes seda ei usu. Ehk siis, kui on näiteks esitleb ennast sulle üks osa sinust, mis ütleb, et see on loll jutt, ma ei ole väärt kõik, mina ei ole väärt neid asju, siis pöördume selle osa poole endas ja ütlemegi nii-öelda sina vormis. Mul on nii kahju, et sinu jaoks on see lollus. Mul on nii kahju, et see on sinu jaoks lollus. Mul on nii kahju, et sa ei ole olnud võimeline seda tundma. Mul on nii kahju, et sa ei ole saanud kogeda neid kogemusi, mida sa soovid. Mul on nii kahju, et inimesed sinu elus on sind alla surunud, et sa ei ole saanud neid kogemusi kogeda. Mis iganes sul üles tuleb, mina praegu vaatan, mis mul üles tuleb, aga sul võivad olla omad asjad, siis alustad alati lauset, mul on nii kahju ja siis pöördud selle osa poole ja ütled, mul on nii kahju, et ja siis tunneta samal ajal, kui sa seda ütled. Tunneta, kuidas see osa seda vastu võtab. Tunneta, kuidas see osa tunneb, et sa oled temaga kohal. See ongi põhimõtteliselt selle harjutuse mõte, et me oleme nende osadega kohal ja me oleme nagu valideerime seda. Mul on nii kahju, et sinu vanemad ei osanud sulle pakkuda neid kogemusi, mida sa oleksid soovinud lapsena. Sa võid ka korrata ühte ja sama mitu korda. Mul on nii kahju, et su vanemad ei osanud sulle pakkuda neid kogemusi või aidata sul neid kogemusi saada. Mul on nii kahju, et sa ei uskunud, et sa ei olnud võimeline endasse uskuma, et sa võid neid kogemusi kogeda. Mul on nii kahju, et sa ei ole praegu võimeline endasse uskuma, et sa võid neid kogemusi saada. Tunda, läbi elada. Mul on nii kahju, et sa tunned, et sa oled nagu elanud elu, mis ei ole sinu jaoks olnud täisväärtuslik. Mul on nii kahju, et sa oled pidanud ennast tagasi hoidma.
sest sulle on antud mõista, et sina ei saa kogeda seda, mida sina soovid. Mul on nii kahju, et su ümber ei olnud need inimesed, kes oleksid osanud sind aidata sul neid kogemusi kogeda. Mul on nii kahju, et sa pidid sellest kõigest läbi tulema. Mul on nii kahju, et sa tundsid ennast üksi oma soovidega. Ma annan sulle veel mõned hetked, nagu mõtle veel, tunneta nagu, mis veel üles tuleb ja pöördu selle poole. Mul on nii kahju, et sa nii, nüüd kui sa oled valmis, teeme hetkeks pausi. Ja nüüd ma küsin seda sama, ma ütlen seda sama lauset. Ja nüüd tunneta kõiki osasid endas, kellega sa juba oled rääkinud. Kuidas sa ennast nüüd tunned, sina kogu sinu olemus? Ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, millest mu hing soovib osa saada. Kas see number on muutunud või on ta sama? Kas ta muutus väiksemaks või suuremaks? Ja lihtsalt ole selle teadlikkusega kohal, ära proovi nagu, ära hakka võrdlema, ära hakka ennast enda üle kohut mõistma, ära hakka isegi mitte, sa võid ennast hästi tunda, kui see on paremaks läinud see number, sa võid tunda, et midagi muutus. Mis nüüd veel on võimalik? Aga kui see ei olnud muutus, siis ära mõista kohut, ära hakka ennast piitsutama. See on keelatud. Enese piitsutamine on keelatud. Nii, ma ütlen uuesti. Ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, millest mu hing soovib osa saada. Nii. Võib kommenteerida, kuidas praegu on, kas on mingeid mõtteid üles tulnud või midagi, mida te soovite, et mina ütleksin, nagu mina siin praegu kõigile teeksin kaas, et me saaksime kõik näiteks selle teema üles tuua. Mida ma veel ei ole maininud, mis näiteks sinu jaoks üles tuli ja mida sa sooviksid, et ma ütleksin kõvasti. Ja võib-olla see aitaks nagu sind ja teisi ka. Et me oleme siin selles koos, eks. Või kui on mingeid küsimusi või kui on segadus selle teemaga veel. Me teeme paar korda veel seda. Nii. Tuleb, ei tule. Võtan vahepeal ühe numbri. Võib-olla keegi tahab veel kirjutada. Siis ma annan aega. Saavutused ei sünni iial mugavustsoonidest. Just. Ja protsessid ei ole mugavad, aga nad on nii... vabandust. Mul on siin see suur mikrofon jälle. See mikrofon. Et need protsessid, mis me kõik läbi teeme, et nad ei ole mugavad, aga nad on nii avardavad, nad on nii kasulikud meile. No, kas tuleb mingeid kommentaare? Võib hiljem ka siis kommenteerida, võib-olla kui praegu ei tule. Nii, teeme nüüd ühe korra veel. Ma ütlen veel ühe korra selle lause enne.
mõtle oma numbri peale, mis sul on. Ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, millest mu hing soovib osa saada. Tunneta seda, kui tõde see sinu jaoks on ja et mis 1-10, kus ta on sellel skaalal. Nii. Ja paneme uuesti ühe käe südamele, ühe käe oma päikesepõimikule. Paneme silmad kinni. Ja tunneme kuidas me hoiame kõiki osasid endas. Ja laseme neil ennast meile väljendada. Las nad ütlevad meile, kuidas nad tunnevad selle teemaga seoses. Kõik imelised kogemused, millest me ei ole saanud osa. Mul on nii kahju, et sa oled programmeeritud mõtlema, et sina ei ole oluline. Tundma, et sina ei ole oluline. Mul on nii kahju, et sa oled tundnud ennast tähtsusetuna. Mul on nii kahju, et sa oled tundnud, et sinu kogemused, sinu elu, kuidas sina seda elad ja mida sa koged, ei ole olnud tähtis kellegi jaoks, kes on näiteks sinu jaoks tähtis olnud. Mul on nii kahju, et need inimesed, kes on sinu elus tähtsal kohal, ei ole osanud hoida sulle ruumi ja anda sulle neid kogemusi, mida sa oled soovinud. Pöördume nende osade poole. Mul on nii kahju, et sind ei ole peetud nii tähtsaks, et sulle oleks soovitud anda neid kogemusi, mida sa oled soovinud kogeda. Lihtsalt oleme kohal. Mul on nii kahju. Mul on nii kahju, et sa ei ole kogenud neid imelisi võimalusi, mida sa oled soovinud. Mul on nii kahju, et sa oled pidanud ennast tagasi hoidma, et keegi teine saaks särada sinu asemel. Mul on nii kahju, et sa ei ole osanud olla joonduses nende soovidega, mida sa oled soovinud. Nende kogemustega, mida sa oled soovinud tunda. Mul on nii kahju, et keegi ei aidanud sind selles. Mul on nii kahju, et sa tundsid ennast üksi oma soovidega. Mul on nii kahju, kui sa ikka veel tunned ennast üksi oma soovidega. Ja ütleme siia lõppu, ma olen sinuga siin kohal. Ma olen sinuga siin selles hetkes armastavalt kohal. Võtame veel mõne hetke. Kui sa oled valmis. Siis võtame taas selle lause ja tunnetame, kas see number on muutunud. Ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, millest mu hing soovib osa saada. Ehk siis kogu mu olemus, mitte ainult hing, mu keha, kogu mu energiakeha. Ma olen väärt kõiki neid imelisi kogemusi, millest mu hing, millest
millest ma soovin osa saada. Nii, anna mulle palun teada, kuidas sul läheb, kas sul on see protsess nüüd arusaadav? Kas see make ib sense'i nii-öelda? Ja kas sa tunned, et sa saaksid sellega nüüd näiteks järgmine kord üksi edasi teha? Näiteks peale seda laivi, sa võid seda jätkata samamoodi. Kui sa saad rääkida, kirjutada. Kõik on nii vaiksed. Ma tean, et kui mina seda tegema hakkasin, siis ma nutsin. Hoidsin ennast ja nutsin. Ja lasin endal tunda kõike seda, mis üles tuli. Ja see on nii oluline. Ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, millest mu hing soovib osa saada. Aitäh, Kristel. Läks sügavale. Kuulan ja teen veel seda. On ju? Ja kui ma hakkasin seda tegema, siis ma tundsin, kui hea see on, kui oluline see on seda teha. Need osad minus, kes on vajanud seda põhimõtteliselt ärakuulamist. See on see, et me lihtsalt oleme kohal selle osaga endast, tema valus. Ja mis ma veel tahan siin nagu välja tuua, et vaata, meid on ju õpetatud ka, et meie valu on liiga väike kellegi teise valu kõrval. Et ära nagu selles protsessis, üleüldse elus, ära lase ennast sellest heidutada. Iga valu on valu. Et mis iganes nii-öelda väike trauma, need on olulised hoida ja protsessida nii-öelda. Näiteks sel viisil. Kohalolu on väga võimas ja armastav kohalolu. No nii, kas tuleb veel mingit tagasisidet mulle siin? Ma ütlen vahepeal veel ühe numbri. Inglid saavad lennata, sest nad võtavad ennast kergelt. Nii jah. Sirje ütleb ka vägev, kindlasti teen veel, aitäh. Nii, okei, väga hea. Nii, et kõigil on arusaadav. On keegi, kellel on veel mingeid küsimusi selle protsessi kohta või kas on midagi, mis on veel segane? Et siis, kui sa praegu ei taha kirjutada siia otse kommentaari, võid mulle pärast nagu saata sõnumi ka, et me võime arutleda sellel teemal. Aga nüüd teeme ühe siia kohe otsa, ühe energia joonduse ja ma võib-olla proovin siin kasutada nüüd natukene neid samu elemente, mis ma täna hommikul kogesin. Natukene proovin, kindlasti mitte nii, nagu tema seda tegi, aga minu moodi, mis tuleb ja proovime siis selle siduda selle hoidmisega ja kohaloluga. Nii, võtame ühe lonksu vett enne veel. See on oluline, väga oluline on hoida ennast niisutatuna. Kuidas on eestikeelne sõna sellele? Nii, okei. Leia endale mugav asend, kus sa saad mõnusalt rahulikult mõned minutid olla. Paneme silmad kinni.
ja hakkame hingama sügavamalt ja pehmemalt sisse ja välja. Iga kord välja hingates lõdvestame oma käe järjest rohkem. Järjest sügavamalt. Tunneme, kuidas meie kehad muutuvad mõnusaks, pehmeks, raskeks. Nii-öelda vajume selle asja sisse, mille peal me oleme. Tunneme sükest sügavat lõdvestumist kõikides oma kehaosades, pealaest jalatallani omas tempos. Ja laseme oma juurtel kasvada oma südamesse, armastuse keskusesse. Hingame ja lõdvestume. Tunneme, kuidas see armastus jõuab tagasi meie südamesse. Ja iga südametuksega valgub see armastus mööda meie kehasid laiali. Lubame sellel ilmneda. Lubame endal seda armastust tunda igas oma ihurakus. Kõikides oma kehades, oma füüsilises kehas, emotsionaalses kehas ja mentaalses kehas. Lubame armastusel ennast üle ujutada. Ja hingame ja lõdvestume selle olemise sisse. Aitäh. Ja läheme korraks oma hingekodusse. Mäletad, kus su hingekodu on? Meil on vaja natuke kõndida. Vaata ennast kõndimas. Vaata, kuidas sa jõuad sillani. See on sild, mis ühendab su füüsilise reaalsuse ja fantaasia reaalsuse. Võta hetk sellel sillal, kuni sa oled valmis edasi minema. Ja nüüd ületa see sild, pööra vasakule ja leia see portaal või värav, kust sa pead läbi minema, et jõuda oma hingekodusse. Vaata, milline see on, kas see on muutunud viimasest ajast. Kas sa tahad seda veel muuta, siis muuda seda, lisa sinna midagi või võta sealt midagi ära. Tee see täpselt selliseks, nagu sa soovid, et värav või portaal sinu hingekodusse välja näeks.
ja nüüd, kui oled valmis, siis mine sealt läbi. Ja jõua oma hingekodusse. Vaata, mis seal on muutunud. On seal miskit muutunud või on see sama? Täpselt see, kuidas sina soovid. Kas sa soovid, et see oleks muutunud või sa soovid, et see oleks täpselt samasugune? See on sinu hingekodu, nii et sina otsustad, mida sa seal näed ja keda sa seal näed, keda sa seal koged ja mida sa seal koged. Peaasi on see, et see kosutaks su hinge. Ja kõnni seal natukene ja leia selline tee, mida sa enne veel ei ole leidnud. Mis on sinu jaoks uus tee, mis viib sind uue kogemuseni. Kõnni mööda seda natuke, pane tähele, milline see rada on. Luba endal laskuda sellesse mõnusasse olemisse. Sa oled kaitstud, sul on turvaline, sa oled armastatud ja hoitud. Ja tunne, kuidas sa tunned toetust. Keegi kõnnib sinuga koos, võib-olla sinu selja taga esialgu vaata või ära vaata, kuidas soovid. Võib-olla sa lihtsalt tahad tunda tema toetust, tema energiat. Kes see on? See võib olla kes iganes. See võib olla loom, see võib olla inimene, see võib olla müütiline olend, see võib olla lihtsalt energia, kas või tuul. See on sinu jaoks kõige toetavam energia sellel momendil. Ja tunneta tema olemist, tema toetust, tema jõudu, mis temast õhkub. Tunneta, kuidas see sulle panustab. Kuidas te koos kõnnite edasi. Võib-olla teil on väike energiavahetus tee peal. Võib-olla teil on mingi kogemus, võib-olla ta lihtsalt on seal sinu jaoks. Luba sellel olla täpselt nii, nagu sinu jaoks sellel hetkel on kõige vajalikum. Ja sa hakkad nägema kaugelt eemalt ühte templit, püha koda. Vaata, milline see on. Vaata, mis on selle templi ümber ja kes on selle templi ümber. Ja sa jõuad lähemale. Ja sa tunned, et sa oled vastu võetud, et sa oled oodatud. Luba sellel templil ennast täita nii-öelda, nagu täita ennast, enda olemus selle püha olemisega. See on sinu tempel, see on sinu sisemine tempel sinu jaoks. Hoidmas seda kõige pühamat energiat, kõige puhtamat energiat sinu jaoks. Ja tunne, kuidas kõik, kes on seal sinu ümber, kuidas nad sind aitavad mingitel imelistel jõududel. Võib-olla kui sul tulevad üles mingisugused energiad, mis vajavad kohalolu, siis nad on seal sinu jaoks kohal. Ja nüüd sisene sellesse templisse, kui sa oled valmis. Ja vaata ennast sinna sisenemas.
vaata ennast, millise energiaga sa sinna sisened. Ja vaata ennast selles templis ja vaata, milline see tempel on. Vaata seda ruumi enda ümber, mida sa seal näed. Vaata selle templi keskel on nagu selline püha veekogu, mis kujuga see on. Ja selle vee keskel on üks pjedestaal, kus põleb tervendav tuli, tuleleek. Mis värvi see tuli on, mis värvi see leek on? Milline energia sellel leegil on? Mismoodi see sind tervendab, millise tunde see sinu kehasse toob, kui sa seda energiat vaatled, koged. Ja kui soovid, siis kasta ennast sellesse pühasse vette, mis on selle tule ümber. Tunne selle vee tervendust, tunne selle veeväge. Ja samal ajal tunneta selle tuleleegi võimsat kohalolu. Ja lase endal seda nii-öelda sisse võtta, vastu võtta. Lase endal selle endasse imbuda. Ja kui sa vaatad enda ümber, siis sa näed 4 sammast ja nende sammaste peal on valguskoodid. Millised nad sinu jaoks on? Kuidas nad ennast esitlevad? Ja sa ei pea nendest aru saama mõistusega. Lihtsalt luba endal need vastu võtta. Need valguskoodid on seal sinu jaoks unikaalsed ja ainulaadsed, mis avavad sinu sees midagi sellist, mis on kõige panustavam sinu jaoks sellel hetkel. Ja lihtsalt luba endal seda kogeda. Näed vestu sellesse olemisse, luba sellel toimuda. Ole sellega täielikult kohal. Sa ei pea mitte millestki mõistusega aru saama. Sa lihtsalt lubad sellele endasse jõuda. Võtame veel mõne hetke seal selles templis. Mis iganes, mida sa soovid seal kõige rohkem kogeda, vali see kogemus.
see võib olla ka midagi sellist, mida ma üldse ei ole veel maininud. Luba endal seda kogeda. Ja tea, et sa võid siia alati tagasi tulla. See on siin sinu jaoks. Ja nüüd, kui sa oled valmis, siis teeme sellele templile ühe suure kummarduse ukse peal. Ütleme hüvasti, ütleme suure tänutundega aitäh. Ja väljume sealt templist. Ja keda sa seal näed selle templi ümber ja mida nad sulle väljendavad? Millist emotsiooni nad sulle väljendavad? Võta see vastu. Ja vaatle, kuidas nad saadavad sind tagasi sinu hingekodu väravani, andes sulle mõista, et sa oled alati seal oodatud. Kui sa soovid, sa võid sinna praegu ka kauemaks jääda. Aga kui sa oled nüüd valmis tagasi tulema, siis ütle neile hüvasti. Võib-olla sa kallistad neid kõiki. Kuidas iganes sa soovid neile hüvasti öelda. Ja tule läbi portaali, läbi värava tagasi. Sulge see enda järel. Vaata, kuidas see hajub olematusse, nii et keegi teine seda ei ole võimeline leidma. Tule tagasi silla peale. Võta hetk. Tee paar sügavat hingetõmmet sisse ja välja. Salvesta see eriline kogemus endasse. Luba sellele endasse jäädvustuda. Ja kui oled valmis, ületa see sild ja tule tagasi siia sellesse füüsilisse reaalsusesse. Võta oma aeg.
hakka vaikselt liigutama. Tunnetama oma keha. Ava oma silmad, kui oled valmis. Kui saad, vaata loodust mõnda aega. Tšau, pillekas. Ja nüüd on taas aeg kommideks. Lõpetasime just. Nii et nüüd saad tagant järgi vaadata kõik üle. Number 7 on üks mul lemmikutest. Just, see on apatiit. 3. silma peal. Mõtlesin, ma hakkan nüüd seda oma energiajoondustes kandma. Maagia on uskumine iseendasse. Kui sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Aitäh, pillekas, selle eest. Näe, ja Tiina küsis ka 45. Tšau. 45. Naerata. See on võti, mis sobib kõigi südamete lukkudesse. Mis on täiesti õige. Ma olen seda kontrollinud üle ja üle ja üle ja üle. Kõik südamed avanevad naeratusele, kui see naeratus on ehe ja südamest. Aitäh, Kristel! Ma loodan jah, et ma sain ka natukene siit midagi edasi anda. Mida see nüüd looma hakkab meile kõigile? Tõsiselt paljud valgustöötajad nimetatakse. Paljud, ma ei tea, kuulutajad, valguse kuulutajad või noh, jah, kes iganes, kes nagu on pioneerid selles teemas, ütlevad, et nii suured portaalid avanevad praegu, on avanenud juba ja suured ilusad energiat tulevad siia meieni. Et see on tõesti, see on imeline kogeda neid ja mul on suur au neid vahendada, neid energiaid. Ja mis nüüd veel võimalik on, ausalt, mis siis, kui piire pole. Aitäh, Sirje, aitäh, Tiina, oli nii hea, on ju. Mul ka oli hea. Ja ma tunnen, võib-olla see ka aitab, aga ma räägin, ma tegin hommikul selle ise ühe suure protsessi läbi, mis nagu tõi mulle palju mingisugust infot, mida ma ei tea. Ma ei oska seda sõnadesse, ma ei oska seda isegi kirjeldada. Ma lihtsalt tundsin seda endasse jõudmas, nägin seda endasse jõudmas, nii et paneme ka uue hooga edasi. Okei, armsad, aitäh, et tulid, aitäh, et kaasa teed, aitäh, et oled. Aitäh, et oled. Sa oled imeline ja mul lendas see lause siit minema, aga ma olen väärt, ütle seda nüüd palun, ma olen väärt kõiki imelisi kogemusi, mida mu hing soovib, millest mu hing soovib osa saada. Ma olen seda väärt, ma olen kõiki imelisi kogemusi väärt. Järgmise korrani. Nii, vaatame, kus ma selle kinni saan panna. Kus ma selle kinni saan panna? Ma teen jah arvutist täna, nii et siin on jälle teistmoodi kõik. Äkki on ikka see sama nupp siin, mis mul siin üleval oli. No kus ta nüüd kadus? Appi! Aitäh, Sirje. Aitäh. Nüüd usud. Just, super. See on tõsiselt äge, mida me oleme võimelised tegema, eks ole. Nii, ma vist leidsin nuppu, proovime. Ei olnud õige nupp.
appi, kuidas ma selle kinni saan panna. õudne, miks nad selle nii keeruliseks on teinud, ma ei saa aru. lase mul see nüüd ära lõpetada. kuidas ma lõpetan selle asja ära? ei, siin on kommentaarid. no ma ei tea. päriselt, miks nad on nii teinud? appi, 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 appi. Te ei pea jääma siia vaatama ja ootama, kuni ma siin üritan seda ära lõpetada. oot, mis siin on? oota, äkki leidsin. ei, see ka kaotas kõik ära. leidsin, okei. Tšau.